Tead, see Eesti metsa ja metsanduse teema, see teeb mind väga murelikuks. Jaa, eriti see lageraie, nii palju metsa võetakse tänapäeval maha. Jaa, täiesti õudne. Nagu vähemalt nad teevad seda püsimetsandust. Jaa. Aga mida sa siin õpid? Ma õpin hetkel geograafiat. Aga kas seal on mingi vastus sellele, et mis 50 aasta pärast võib juhtuda? Tead, ma üritangi seda välja mõelda, aga homme on kontrolltöö kahju, ühtegi vastust ei ole veel leidnud. Aga just peaks hakkama ju mälumäng. Äkki seal on vastus meie küsimustele? Vist ongi praegu metsa teema. Vaatame. Pane peale. No vaatame siis järgi. Tere armsad vaatajad! Täna oleme kogunenud siia Päikselisse Kadrioru parki, et uurida inimestelt, kas nad on kursis Eesti metsanduse tulevikuga 50 aasta pärast. Mida tähendab metsanduse kontekstis mõiste püsimetsandus, mis kogub tulevikus üha enam poolehoidu? Variant A. Ainult okaspuude istutamine pärast raiet. Variant B. Metsamajandamise viis ilma lageraideta, säilitades pideva metsapalge. Või variant C. Metsa kasvatamine ainult küttepuidu saamiseks. Ma arvan, et variant siis B, see teine. See teine variant. Jaa, aitäh, väga õige. Kuidas nimetatakse metsa pakutavaid mittemateriaalseid hüvesid nagu puhkus, vaimne tervis ja esteetiline nauding? Variant A. Varustusteenused. Variant B. Toetavad teenused. Variant C. Kultuurilised ökosüsteemi teenused. Ma ei oska neist ühtegi valida. Ma tean seda vastust, see on see. Ma arvan, et see on pigem A. Kutid. Täiesti kindel. Midagi sinna A poole. Ei, ma ei tea. No me kohe näeme. C pigem. Jaa, väga õige. Super, aitäh teile. Millist rolli mängib puidu kasutamine ehituses, näiteks puidust kõrghooned kliimamuutuste leevendamisel? Variant A. Puitkonstruktsioonid jahutavad linnaõhku. Variant B. Puidust ehitamine suurendab atmosfääri CO2 taset. Või variant C. Puit talletab süsinikku kogu hoone eluea jooksul. Viimane. Kolmas. Jaa, väga õige. Suur aitäh teile. Natuke igavaks läheb, et vaatame, mu lemmikfilm algab kohe. Paneme selle peale äkki. No miks mitte? Ootega. Pole isegi vist seda ammu näinud. Kuulge, nad tunduvad jumala tuttavad näitlejad. Kas te ei arva? Ma ei tea. Kas ei ole neid kuskil neid? Ma vist ei ole ka. No kuule, võib-olla on mingid kuulsused, kes seda. Ma mõtlen, Tänapäeval nii palju. tõesti täpselt on. Mis asja? Kas nii üldse võib? Minu lemmikfilm. Kas nii üldse võib? Ma tahtsin lõppu ära näha. Täpselt. Okei, ma räägin siis teile. No see tüdruk mõtles välja üligeniaalse idee, kuidas seda tehnoloogiat kasutada. Ja siis ta sai väga kuulsaks ja päästis tulevikku. Nagu... See kõlab nagu keegi, keda ma teaks. No, vaatame, mida need uudised siis ütlevad. Tere õhtust! Aktuaalne kaamera alustab. Tänases saates räägime Eesti metsast ja metsandusest 50 aasta vaates ja kuidas see meid mõjutada võib.
järgmise 50 aasta jooksul võivad Eesti mets ja metsandus suures osas muutuda. Tehnoloogia areng ja kliimamuutused mõjutavad nii loodust kui ka inimeste suhtumist metsandusse. Tulevikus võivad metsi hooldada tehisintellekt ja autonoomsed masinad, mis aitavad jälgida puude kasvu ning vähendada liigset raiet. Lageraie asemel võidakse kasutada rohkem püsimetsandust, et hoida metsi loodusrikkamatena ning liigirikkamatena. Kliima soojenemise tõttu võivad Eestis hakata kasvama uued puuliigid ning osa tänastest liikidest võib väheneda või isegi hävida. Samal ajal suureneb tõenäoliselt looduskaitse tähtsus ning rohkem metsi võetakse kaitse alla. Mets ei pruugi tulevikus olla ainult puiduallikas. Selle roll inimeste tervise, puhkamise ja kliima kaitsmisel võib muutuda veel olulisemaks. Inimesed võivad käia metsas rohkem sportimas, loodust õppimas ja igapäevaelust puhkamas. Samas kasutatakse puitu tõenäoliselt jätkuvalt ehituses ning keskkonnasõbralike materjalide tootmises. Kõige tähtsamaks küsimuseks jääb aga see, kuidas leida tasakaal metsade kasutamise ja looduse hoidmise vahel. Üks on kindel, mets jääb Eesti jaoks oluliseks ka tulevikus. aga polegi vist nagu väga midagi teha. Jah, ma arvan ka nagu. Poliitikud ei oska midagi. Jah, vist küll jah. No что ты Korras on. teetud? The trees is beautiful, you can see. ma lähen metsa jalgrattaga ja olen metsas.